Ilusat suvepäeva, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen endiselt Kaia-Liisa Reinut ja endiselt on meiega aeg-ajalt Toomas. Nii et tere Toomas, tere tulemast ja räägi, Tere, mis sul uudist Kaia-Liisa. on. Endiselt Toomas, neiupõlve nimega. ja, ja täna ma tahtsin rääkida sellise huvitava loo. Noh, see ei ole lugu päris, see on praegust on olukord selline. Meil on tekkinud hall ala, ütleme nii. See on põhimõtteliselt maailm, mis on mõeldud lagunemisele. Ja kui inimene on selle sees, selle halli ala sees, siis tema samamoodi hakkab kõdunema nagu ka kõik teine. Selles mõttes ei ole tegu, no meil on ju sügisel seesama olukord, lehed langevad maha, muutuvad huumuseks ja nii edasi, et see, keegi ei imesta selle üle, keegi ei arva, et see on mingi kole asi ja sellega tuleks võidelda. Võib-olla kliimaministeerium leiab midagi, aga temal on ju väga huvitavad mõtted tulevad pähe, eks ju. Ja aga selle halli alaga on jah niisugune asi, et esiteks ta toitub meist. Nii-öelda täpselt vastab sellele, et annad sõrme, võtab käe, eks ju. Ja sellest hallist alast oleks vaja hoida ennast eemale, kui inimene ei näe ega ei teagi sellest midagi ja keegi, ka väga paljud ei ole kuulnud üldse midagi, et see kas üldse olemas on, siis tuleb delegeerida ennast valgusesse, päikese, või noh, võib ka delegeerida ennast päikese kätte näiteks, noh, mitte päris keskpäikesesse, seal on suht kuum, eks ju, aga, aga valgusesse, jah, valgusesse ja mis kõdunevas maailmas ka inimene kõduneb, vananeb kiiresti, noh, ühesõnaga rääkimata siis energiapuudusest, eks ju. Et te, kes te tunnete või tunnetate, teil on viimasel ajal kuidagi, ma ei tea, kas tervis läinud halvemaks järsku või tunnete lihtsalt mingit rõhuvat olekut, mingit pessimismi hoogu, mida kunagi pole enne olnud ja nii edasi, niisuguseid järske muutusi halvemuse poole, siis see on nagu kindel märk, et te olete seal suuremal-vähemal määral selles hallis tsoonis sees. Ma muidugi uurin veel lähemalt, sest noh, igal asjal on oma, no kuidas öelda, juht, kes seda asja juhib, kes sellest mingit kasu saab, eks ju. Et nagu David Icke kirjutab, ütleb, et kui te ei saa aru, mis toimub, vaadake, kuhu raha läheb. Ja sellega on samamoodi, et kui te ei saa aru, mis toimub, siis peaks üles otsima selle, kes sellest kasu saab. Ma kindlasti otsin üles ka see, kellest kasu saab, kes saab sellest jamast kõigest mingisugust, noh, energiat jällegi, eks ju. Ja eks ma siis järgmises videos võib-olla siis räägin, kuidas ma kangelaslikult oma maika katki rebisin ja ja viskusin ambrasuurile. Tõsi küll, see oli tühi, aga no okei, igal juhul. Aga jah, järsud muutused halvemuse poole ei ole head loomulikult ja siis delegeerige ennast valgusesse, päikse kätte ja teil hakkab parem. No mitte jällegi, no see on ka nii, et ega siis halb ei hakka ka kohe. Kui hakkab kohe halb, no siis on rünnak, eks ju. Aga see toimub niimoodi vaikselt. Hakkab kuskilt kinni, tõmbab natukene energiat ja seal on muidugi palju rahvast sees, et väga palju polegi vaja tõmmata. Siis teine asi, mis ma tahtsin rääkida, niisugune huvitav, noh, see oli mõni aeg tagasi, mul lihtsalt tuli meelde. No mitte väga kaua, aga ma eelmine kord jätsin rääkimata tegelikult selle sama jutu. Aga eelmine kord oli niisamagi põnev, on ju, Oli, ausõna. oli. Ja eh, ma räägin puudega, näiteks Pirital metsas, Kadriorus ja siis, noh, kuna ma ei olnud seal tükk aega käinud, siis, et oo, sa oled jälle ametikõrgendust saanud. Ma mõtlesin, et jaa, arvele ei ole küll midagi laekunud.
mis ametikõrgendus. ja Pirita Mets räägib mulle samamoodi, oi, no mis inimene, kuule, sa oled jälle kõrgemale saanud. Mis kõrgemale? Ja siis tuli välja, et tõepoolest mulle on antud luba, mulle on antud luba teha nii-öelda oma maailm. Ja kuidas see nagu üldse välja tuli, oli see, et mingisugused tüübid tulid minu peale kaebama, et mina segan nende tööd. no need tüübid olid need, kes olid nende parasiitide tehaste siis kas omanikud või tegevjuhid või ma ei tea. Mhm. Igatahes, kuna ma neid parasiite hävitan mitmekesi ja hulgikaupa, nagu meie presidendi kõnes oli kunagi, Arnold rääkis, on ju, et bussis sõidavad ka mitmekesi ja hulgikaupa, siis see oluliselt segas nende tööd ja nad tulid minu peale kaebama. Aga siis nad ei saanud mingit õigust, me öeldi, et aga minul on olemas litsents uue maailma loomiseks ja teie olete mul tee peal ees. mitte mina ei sega neid, vaid nemad segavad mind hoopis. Niimoodi on no, asi, eks ju. siis nad läksidki minema, noh, mitte millestki, midagi nad ei saanud, mingit õigust, eks ju. ma igaks juhuks muidugi kirjutasin nad üle ka veel, et ei tuleks rohkem kaebama, nii et kõik kaebupunnid kirjutan üle. Pole siin midagi. õige, õige. aga selline asi on jah. nii et maailma loomisega läheb kõvasti aega kindlasti, et parasiidid ei taha kuidagi otsa saada ja nii et aega läheb veel jah. tee siis ilus aga maailm. kui niisugune, jah, ilus maailm just, igal pool on lilled ja liivikad ja linnud karjuvad puu otsas ja ja plaan selline on, eks ju, et aga noh, parasiite on ja piisavalt, praegust tulid uued. käisin just hiljaaegu seal toimetamas nii-öelda koduvisiidil, aga need olid väiksed, noh, 1,20 m, beežid, natukene kaldussilmadega, sellised tüübid olid hästi-hästi agressiivsed, sellised kohe, tahaks kohe midagi halba teha. ja meil on maa peal ka selliseid äh, mõnikord ja tüüpe, kes tahaks raudselt, natuke halba teha. no hästi vähe niimoodi tehtud, ninaverine. ja üks päev juhtus minuga selline asi, kassin maasikataimi, no mul on siuksed kastid ja kastan, lähen järgmise kasti juurde ja siis üks nagu väikese tüdruku hääl ütleb mul peas, aga mina. Ma mõtlesin, mis asi see nüüd on. Läksin eelmise kasti juurde, vaatan, ongi üks taim on kastmata jäänud. see on nagu mina kividega, kivid räägivad mulle vahest siukse peenikese ja, tüdruku häälega. ja kivid räägivad ka, noh, kui nad on piisavalt suured, siis nad räägivad. aga jah, seal ma ei teadnud, et maasikad on suhteliselt võimelised suhtlema niimoodi. täiesti uskumatu. et, et selline lugu juhtus jah, et ma ei hakanud kuskilt otsima, ma nagu lihtsalt järeldasin, et keegi seal peenras on, kes ei ole juua saanud. ja jah, sellised uudised siis tänaseks, et aitäh, Toomas. järgmine kord, järgmine kord jälle uued uudised, noh, kellel väga oli see uued uudised, niisugune mingi sait oli olemas kuskil, aga okei, kuskil on. ma ei mäleta, jah, ma ei mäleta, kellel. et igal siis juhul soovin kõigile ilusat suve jätku ja, jah, ja olge kohtumiseni roosad ja taas, rõõmsad. kohtumiseni Mhm. Kohtumiseni.